Tere taas, mina olen Marit Aro, raamatu Kirjutades vabaks autor ja täna on juba meie 4. tund. Kirjutame kirja oma emotsioonidele ja oma tunnetele, võtame nendega ühendust. Ja kusjuures mina tunnetan nii, et emotsioonid on nagu allpool ja tunded on ülevalpool. Ehk siis emotsioonid minu arvates on nagu kuskil kõhupiirkonnas, seal naba ümber ja tunded on südame ümber. Ja mida enam sa nagu arened ja endaga tööd teed, siis seda vähem emotsioonid valitsevad sinu üle, aga inimesena me ju ikkagi nagu reageerime, et see on paratamatu. Kuni võib-olla ühel hetkel tõepoolest suudad elada nii, et emotsioonid lähevad sinust läbi, nagu tuulehoog läheb sust mööda. Aga tunded on ka meile teejuhiks ja tunnetel on oma sõnum. Ma hakkan kirjutama ja siis vaatan, kas ma nüüd kirjutan siis oma emotsioonidega või hakkangi juba kirjutama oma tunnetega. Ma tegelikult tean juba ette, et minu üheks suureks tundeks on hirm ja hirm, mida teised minust mõtlevad. Kuigi praegu mõtlen, kas see domineerib, et kui ta ei domineeri, siis ma isegi tema poole ei pöörduks. Ma lihtsalt hakkan kirjutama ja vaatan, mis siit tuleb. Pealkirjas juba on tere öeldud. Minu kehas olevad tunded ja emotsioonid. Palun, kes teist tahab minuga praegu siin videos rääkida. See video on avalik. Tere Marit, mina siin. Sinu hirm nimega, nüüd läheb põnevaks. Sinu hirm nimega, mis siis saab? Täpsusta palun. Ma ei saa päris täpselt aru, aga tõsi, ma tõepoolest mõtisklen. Olen tundnud hirmu. Et mis teised mõtlevad ja mis siis saab,
kui avaldan raamatu, kirjutades vabaks, oma nime alt. Selgituseks võib-olla nii palju, et praegu veel on töö raamatu käsikirjaga ja keeletoimetaja käes on see raamat. Keeletoimetaja on ka lõpusirgel ja on vastakaid arvamusi ka toimetaja poolt, et kas siis avaldada see raamat oma nime alt või mitte, aga üha enam ma tunnen, et minu eesmärk on ju kirjutada vabaks endast. Ja kui ma seda lugu kuidagigi ilustaksin või ei julgeks panna sellele oma nime, siis see ei oleks nii sügav, ma ei oleks nii haavatav, aga ma ei saaks ka nagu suure tõenäosusega sellest vabaks. Ja seetõttu ma olen siis see julge, kes ikkagi avaldab selle loo oma nime alt. Täna sain just kirja ühelt kliendilt, kes oli siis ka, neid nimetatakse proovilugejateks, kellele sa alguses annad oma käsikirja lugeda, et lihtsalt nõu saada, kas jätkata, kas oled nagu õigel teel ja nii edasi. Ja just täna Kai kirjutas, et tegelikult ju kõik kirjanikud kirjutavad sellest, mida nad on kogenud. Lihtsalt enamus kirjutab kellegi teise nime alt või siis kasutades tegelaskujusid. Aga sa ei saa ju kirjutada seda, mida sa pole kogenud, et ta julgustas pigem olema siis üks esimesi pioneere siis, kes kirjutab oma nime alt oma lugu nii avatult. Kuigi neid on teisi ka. Nii, aga nüüd ma kukkusin lobisema ja vahel on lobisemine see märk, et sa ei taha enda sisse vaadata. Ja tunded. Emotsioonid, ma olen emotsionaalne. Aga päris emotsioonide Ameerika mägesid kogesin esmakordselt kohtudes Vintsiga. Sellest kõigest kirjutasin juba raamatu. Aga mul on siiski praegu tunne, et ma kipun ise lobisema, aga see on ikkagi see märk, et ei taha tuumani jõuda. Et ma peaksin laskma rääkida oma emotsioonidel ja oma tunnetel. Seega ma peaks suutma natuke vait olema ja lihtsalt kuulama, mida on endal mulle öelda, mitte et ma ei lobise ise seda paberit siin täis. Kallis Marit, ma panen emotsiooni jaoks sellise naerunäo. Kallis Marit, sa ei ole pioneer sel teel. Seda on tehtud korduvalt. Kirjutades oma lugu. Sa jääd ellu ja tõused fööniksina tuhast. Ära karda. Sa võid aga sul on selle kartuse peale kulutatud energiaga palju enamat teha.
ja sa tead väga hästi oma uusi projekte, ideid. Ole enesekeskmes. Püüa iga päev ennast koondada või või 10-tunnise tööpäeva järel võta võimalusel järgmine päev vabaks. Nii saad ennast taastada. Ja emotsioonid ning tunded tasakaalu. Ongi kõik. Lahe kui konkreetne. Ma täna sinuga olin. Elu ongi konkreetne. Konkreetsuses peitub tasakaal. Tea, kas on, panen. Puhka. Täna. Sinu emotsioonid ja tunded. 14.07.2022 Saku. Vot nüüd tuli selline kiri siis. Ei tekkinudki mingit draamat, aga ma tegelikult täiesti soovitaks kirjutada aeg-ajalt uuesti. Alguses ma mõtlesingi, et kirjutaks iga päev. Näiteks võtaks südamele 1 nädala, 2 nädala oma juurtele, 3. nädalale oma seksuaalsuse, 4. nädalale oma emotsioonid, tundeid ja kirjutaks iga päev. Ja ma arvan, et siis läheks üha süviti. Aga tööl peab ka käima, argielu tahab elamist. Aga siiski südamele ma juba mitu kirja kirjutasin ja see on lahe. Nendest teine kiri oli siis see, mis on siin videodes ka esimese kirjana. Esimene tund kirjutades vabaks. Aga ega siis midagi. Lobisemine siiski on minu jaoks märk, et ei taha sügavuti minna. Seega panen suu kinni ja lasen sul kirjutada oma emotsioonide ja tunnetega dialoogi astuda. Head kirjutamist!